Tšau! Mõtlesin, et teeks selle 25 küsimuse tagi ja ega pikka mõtet ei olegi, võib vist alustada. Nii, kas sul on koduloomi? Ei, mul ei ole koduloomi. Põhjus on lihtne, sest et ma olen kassidele ja koertele allergiline ja ühegi teise kodulooma võtmist ma ei tea, pole nagu seda looma mingit muud. Tõenäoliselt võib-olla ma olen ka teistele loomadele allergiline, sest et ma olen päris pikalt kaalunud allergiaarsti juurde minekut, et teada saada, kas mul on nagu mõni, et kui tõsine see allergia on, sellepärast, et mul elukaaslane tahab jubedalt võtta looma, aga mina oma allergiaga siin panen korraliku ploki peale nii-öelda. Eks näis, äkki kunagi tulevikus õnnestub võtta ikkagi. Nimeta 3 asja, mis on sulle füüsiliselt lähedal. Mu laptop, mu telefon ja näiteks pilt. Mul tegelikult päris palju asju siin, aga ma näitan teile, et ilusat pilti endast ja oma parimatest sõbrannadest. Nii. Milline ilm praegu on? Enne oli hästi ilus päikseline, aga nüüd hakkab nagu selliseks halliks minema, et kisub vist vihmale. Juba jama. Kas sa sõidad autoga ja kui jah, siis kas sa oled õnnetuses olnud? Õnnetuse sattunud, ma ei tea, mis iganes, crashinud. Ma sõidan autoga ja ma olen autoõnnetuses olnud üle-eelmine ja juba üle-eelmine. Aeg läheb nii kiiresti. Üle-eelmine aasta Ameerikas ma tahtsin rida vahetada ja siis teine auto pani mulle külje pealt lihtsalt täie lauluga sisse. Aga kuna mina vahetasin ridu, siis mina jäin süüdi ja pikk jutt. Aga jah, OL, mis sa ikka teed. Mis kell sa täna hommikul ärkasid? Ma ärkasin kell 8. Millal sa viimati dušal käisid? Te tahate seda kindlasti õudselt teada, on ju. Ma käisin viimati dušal eile. Mis filmi sa viimati vaatasid? Eile õhtul vaatasime Joosepi, tema ema ja tema vendadega Last Vegast ja see oli nii hea film, nagu selles suhtes, et me kõik, kes me seda vaatasime, oleme ju täiesti erinevate vanustega ja meile kõigile meeldivad ju täiesti erinevad asjad, aga me lihtsalt kõik lõkerdasime naerda nagu terve selle filmi põhimõtteliselt. Et see on nagu palju parem kui igast need pohmakad ja mis asjad siin tehtud on, et see oli tõesti õudselt hea film. Mis su viimane sõnum ütleb? Nii. Ma nüüd ei tea, kas on mõeldud viimast sõnumit, mis mina olen saatnud või viimane sõnum, mis mul on saadetud. Aga ma loen selle, mis ma ise viimati eile õhtul saatsin oma tädimehele. Veel viimase minuti suured õnnesoovid, ilusaid pikki pühi Saaremaal, Mellu ja Joosep. Võt nii. Mis su telefoni helin on? Ma ei hakka seda laskma, sellepärast, et see on see tüüpiline iPhone'ide helin, mis ma arvan igal teisel selle telefoni omanikul on. Kas sa oled kunagi välismaal käinud? Olen küll kunagi välismaal käinud. Kas sulle sushi meeldib? Ei meeldi, absoluutselt ei meeldi. Väk nagu et ma olen proovinud, igast erinevaid olen proovinud ausõna ja no ei meeldi. Ma arvan, et see on see must asi, mis seal ümber on, mis mul selle maitse ära rikub ja miks mulle see ei meeldi. Ma ei tea, kuidas seda asja nimetatakse, aga ma kardan, et asi on selles. Kust sa oma toidukaupa ostad? Meil on kodu lähedal Tallinnas K-market, põhimõtteliselt nagu 2 minutit ja sa oled poes. Seega me käime põhiliselt seal, sest et me oleme lihtsalt nii mugavad ja laisad. Aga kui hästi tihti ma jalutan töölt koju ja siis ma käin Kristiinest läbi Prismast. Nii et Prisma on mulle ka täitsa meeldima hakanud. Kas sa oled kunagi võtnud rohtu selleks, et magama jääda? Ma ei ole võtnud rohtu, aga ma olen joonud rahustavat nagu magama jäämise teed. Et see oli see sama kord, kui see auto mulle külje pealt sisse sõitis, et pärast seda ma sain ikka päris kõva nagu põrutuse ja trauma ja iga kord, kui ma silmad kinni panin, siis nagu ma tundsin seda pauku uuesti. Ja siis mul pereema õnneks andis mulle sellist teed ja see
täitsa aitas nagu, rahustas maha ja ma sain õnneks magada. Mitu õde-venda sul on? Mul on üks vanem vend. Ta on 28 ja nii tore. Vanemat venda on minu arust nagu jube hea omada lihtsalt. Kus ma olen? Kas sul on lauaarvuti või laptop? Mul on laptop. Kui vanaks oma järgmisel sünnipäeval saad? Ma saan 25, täiesti uskumatu veerand sajandit nagu mis mõttes, kuhu see aeg läinud on. Mul ei ole 25-aastase tunnet, või no mul ei ole hetkel 24-aastase tunnet, mul on nagu mitu aastat noorem tunne. Aga no mul on viimasel aega öeldud, et ma olen siuke baby face, et siis ma ei peagi nii vana veel olema. Kas sa kannad läätsesid või prille? Ma ei kanna mitte kumbagi veel. Õnneks. Mul on siiamaani olnud nagu väga hea silmanägemine. Ma olen vähemalt ise igati rahul. Aga kuna ma nüüd töö juures vaatan kogu aeg arvutiekraani ja tabeleid ja Excelis igast numbreid ja asju, siis mul on siuke pisike kartus, et ma pean varsti endale prillid muretsema. Kas sa värvid oma juukseid? Jaa, või ma ei tea, arvata, et see on loomulik värv. Ütle midagi, mida sa plaanid täna teha. Ma lähen juuksurisse. Juukseid värvima, sest et need on juba maha kulunud. Millal sa viimati nutsid? Ma nutsin viimati täna hommikul. Ma vaatasin seda Laula mu laulu saadet ja pärast seda, kui Keter Jaani selle Jaani laulu ära laulis, siis mul tulid ka pisarad. Mis on su lemmik pitsakate? Juust, tomatikaste, hakkliha, mulle pole rohkem vaja. Stefanis õnneks saab võtta lihtsalt fantaasiat, kuhu ma saagi oma asjad need kõik peale panna ja super. Kas sa eelistad hamburgereid või juustuburgereid? Ma eelistan lögaburgereid, neid, mis saab kuskilt väljast putkadest ja niimoodi palju kastet, palju salatit, korralik pihvkotlett ja suke paks saia. Nii hea. Kas sa oled kunagi öö läbi üleval olnud? Olen küll jah, ikka paaril korral on ette tulnud. Mis värvi su silmad on? Mu silmad on hazel värvi. See on nagu inglise keeles on sellele täpselt õige nagu nimetus, aga eesti keeles nagu ei olegi. Et nad on seest rohelised, aga väljast pruunid. Ehk siis kui pupillid on suured, tundub, et mul on pruunid silmad. Kui pupillid on väiksed, tundub, et mul on rohelised silmad. Make sense? Kas sa teed vahet Pepsil ja koolal? Jaa! Koola on palju parem. Kes ei tee vahet Pepsil ja koolal? Ma ei tea. Ebanormaalne. Aga okei, selles suhtes, et küsimused said otsa ja ma loodan, et saite natukene rohkem mu kohta äkki teada ja võiksite ise ka ju vastata neile küsimustele, et ma saaksin ka teada, kes olete teie, kes te mu blogi lugemas käite. Ja thanks, et vaatasite ja järgmise korrani. Tšau!